Politsei- Piirivalveameti ennetusteenuse planeerijana on mul väga hea meel, et siis vägivalla ringi lõpetamiseks ja raskete ja kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumites kannatanute abistamiseks on meil olemas Marak-võrgustik. Ja miks see mulle meeldib? Marak-võrgustik. Seal on kindel rollijaotus, see on süsteemne, seal on kindlad mõõdikud, riskihindamine, igal ühel on oma vastutus, ta teab, mida ja milleks ta teeb. Ja see tagab ka kannatanule sellise teadmise, et ka kõige raskematest olukordadest on võimalik välja saada. Ja Maraki eelis on ka see, et tegelikult tegeletakse terve perega. Ja politsei poole tihti vaadatakse kui kõikide probleemide lahendaja. Aga Marakis on politsei üks kaasatud partner, sest politsei ei saa lõpetada üksinda vägivalda. Politsei saab seda märgata, seda probleemi tõsta ja olla oma teadmistega selle juures lahendamisel. Mina olen Viljandi haigla sotsiaaltööjuht Kairi Nool ja koos psühhiaatriakliiniku ülemarsti Madis Parksepaga liitusime Maraki tiimiga selle aasta kevadel ja pidasime oluliseks selle meeskonnaga liituda just seetõttu, et meie oma meditsiinivaldkonna teadmiste ja oskustega saame olla abiks ja toeks lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamisel, anda nõu, kuidas toetada nii vaimset kui füüsilist tervist inimestel, kes siis on mingil põhjusel hätta sattunud. Ma arvan, et Marak on hea, sest Marak on operatiivne ja süsteemne viis lahendamaks lähisuhtevägivalla juhtumeid. Marak mudel on väga hea päris mitmel põhjusel, minu hinnangul. Ühelt poolt sellest, et kokku saavad ja ühe laua taga istuvad väga mitme valdkonna esindajad, kellel on erinevad teadmised, kogemused ja kes täiesti teinekord ootamatu nurga alt võivad välja pakkuda lahendusi. Meeskonna üks plussidest on ka see, et Maraki meeskond on meeskonnatöö on hästi süsteemne, ta on järjepidev. See süsteemsus ja infovahetus, mis Maraki koosolekutel ja peale seda nende vaheaegadel liigub, see on väga suureks abiks nende juhtumite lahendamisel ja võimalike lahenduste leidmisel. Marak on kogukonna prokurörile väga oluliseks töövahendiks. Mina kogukonna prokurörina olen püüdnud aktiivselt osaleda nende Maraki koosolekutel ja seda peamiselt selle eesmärgil, et saada infot kogukonnas olevate kõrge riskiga perevägivalla juhtumite kohta ja samas anda ka ise edasi seda infot, mida me oleme saanud kriminaalmenetluse käigus. Me näiteks oleme Maraki koosolekutel ka kohtunud juba menetluse osaleva kannatanuga, saame temaga vestelda, kuulata teda, millised probleemid, hirmud on temal näiteks kriminaalmenetluse eest, teda julgustada, toetada, et see on ühtlasi ka prokuröri roll. Tavapäraselt on siis nii, et kui meil on kriminaalmenetlus taga, siis iga juhtumi lahendamise puhul Maraki konkreetsel koosolekul annangi sellise üldise ülevaate, et mis seisus see kriminaalmenetlus on. On just oluline see, et on koostöö erineva valdkonna spetsialistide vahel, sest varem me pidime eraldi siis võtma ühendust vastava ala spetsialistidega mõne juhtumi põhiselt, aga nüüd on nad kõik koos ühe laua taga, saab kõike arutada
vestelda, küsimusi esitada, et võib-olla see on nagu just see juhtumipõhine lahendus on selle Maraki selline positiivne joon. Marak on võrgustikupõhine mudel, mida kasutatakse kõrgohtlike vägivallajuhtumite lahendamiseks. See on suunatud täiskasvanud kannatanutele ja põhinebki võrgustikutöö põhimõttel. Aga Marakis on kindlad elemendid, mis erinevad tavalisest võrgustikutööst. Et Maraki üks tunnus on alati riskide hindamine. Selle jaoks on meil TASH riskihindamismudel ja koostöökohtumised, mis on struktureeritud ja alati on kindlad kokkulepped, mis on sõlmitud osapoolte vahel. Põlvamaal oli olemas hästi toimiv koostöövõrgustik, et politsei ei saa või siis samamoodi ka ohvriabi üksinda juhtumeid lahendada. Me võime olla küll oma teadmiste baasilt head spetsialistid, aga täisväärtusliku lahenduseni on vajalik ikkagi erinevate spetsialistide koostöö. Samamoodi on Maraki üks väga tähtis osa ongi suhtumine kannatanusse ja see, et kogu võrgustikul on ühtne arusaam lähisuhte vägivallast, me ei pane vastutus kannatanule ja me alati seisame selle eest, et ka laste turvalisus on tagatud. Tere päevast! Avan siis tänase Põlva Maraki koosoleku. Meil tuleb arutusele 4 juhtumit ja meil on esindatud täna siis Maraki Põlva koordinaator, siis on koosoleku protokollija, Põlva valla sotsiaalosakonna juhataja, Põlva valla lastekaitse, Põlva naiste tugikeskus, siis kagupolitseijaoskonnast noorsoopolitsei, vanemuurija, piirkonnapolitseinik ja on meil olemas ka prokuratuuri esindus. Ja selleks, et minna esimese juhtumi juurde, siis loen ette Maraki konfidentsiaalsusleppe. Asutuste esindajate poolt selle kohtumise raames arutatud informatsioon on rangelt konfidentsiaalne ning seda ei tohi ilma kohtumisel osalenud partnerite loata avalikustada kolmandatele osapooltele, kes ei ole Maraki konfidentsiaalsuslepet allkirjastanud. Keskenduma peaks lähisuhte vägivallale ja lastekaitse küsimustele. Faktid ja professionaalne arvamus tuleb selgelt eristada. Kõik kohalviibijad peavad garanteerima, et kõik märkmed ja mis tahes juhtumiga seotud dokumentatsioon jääb konfidentsiaalseks ning seda käsitletakse piiratud moel. Märkmed peavad tagama, et kohtumistel arutatavaid isikuid koheldakse õiglaselt, austusega ja diskrimineerimiseta. Kohtumisel tehakse tööd ja avaldatakse võrdsete võimaluste ja efektiivse praktika tagamiseks juhtumi andmetest järgnev. Ohvri vanus, puue või töövõimetus, kas on tegemist soovahetuse läbi teinud isikuga, vägivaldse partnerlussuhte vorm, koos või abielu, rasedus ja emadus, rass, religioon või usklikkus, sugu ning seksuaalne orientatsioon. Ning palun siis kõigil allkirjastada see konfidentsiaalsuslepe. Ja esimese juhtumi ülevaateks annan sõna siis Maraki koordinaatorile Annele. Esimeseks juhtumiks on meil seekord Mari juhtum ja me kõigepealt vaatame üle need kokkulepped, mida me eelmisel koosolekul tegime. Võib-olla mõneti võib öelda, et peab olema see kirg seda asja teha. Me siin Põlvamaal saame endale seda lubada.
meieni jõuab juhtum, kus me saame aru, et kannatanu elu ja tervis on ohus, siis me tavaliselt täidame ära taskriski hindamise. Kui selle järgi tuleb veendumus, et tegu ongi kõrgohtliku lähisuhtevägivalla juhtumiga, siis me võtamegi selle oma töösse. Et TASK koosneb 24 küsimusest, siin on põhiküsimused ja on ka sellised alaküsimused, aga põhirõhk on ikkagi sellel 24 põhiküsimusel. Ja kui nüüd hästi sedasi jäigalt, et siis kui on tulnud 14 jah-vastust, et siis hinnatakse seda kõrgeks ja peaks siis edasi suunduma juba Maraki juhtumi korraldusele. On juhtumeid, mis jäävad võib-olla piiri peale, kuid siis on hästi suur roll spetsialistil, kes annab siis ise, saab lahti kirjutada oma hinnangu, et miks ta arvab, et see juhtum on ikkagi kõrgohtlik ja sellega on vaja tegeleda. Et võib-olla selle küsimustiku täitmisel on ka see, et kui ma nendele otsa vaatan, et ma ei pruugi kõiki asju teada. Ja kui me seda küsimust täidame siis ja kliendiga vestleme, et siis ei tähenda see seda, et me nüüd näpuga ajame rida, et nii, mul oli siin nüüd küsimus, et mis see nüüd on, kas jah või. Et tegelikult see toimub vestluse käigus ja pärast me alles siis tõmbame oma linnukesed või ristikesed või siis märgime kommentaaridesse, et kus see info võib pärineda. Ja kui me ikkagi konkreetselt ei tea, siis me märgimegi, et me ei tea. Taas riskihindamise küsimustiku täitmine, et me soovime, et see oleks juba kannatanule teraapiline, et see käib ikkagi vestluse vormis, hästi aeglaselt, see ei ole ülekuulamise vormis ja näiteks kui meieni jõuab kannatanu, kes on väga suures kriisis, et see vägivallaakt on just toimunud, tal on seal kehavigastused, tal on valus, siis me ei hakka seda täitma, et see on ikkagi sellisel juhul, kui kannatanu on rahunenud, tal on endal hea vastata nendele küsimustele. Ka hästi tihti me saame nendele küsimustele vastused juba sellisest rahulikus vestluses. Hindamist võivad teha hästi erinevad spetsialistid ja mujal maailmas on ka näiteks meditsiinitöötajad, kelle poole siis ohvrid pöörduvad, saavad täita seda taskriski hindamist. Samamoodi sotsiaaltöötajad või ükskõik siis milline spetsialist, et neil on see teadmine olemas, oskus olemas ja saavad nagu siis kaasa aidata ohvri abistamisele. Meil praegu töö laienemise suunas käib, et me proovime siis enda häid koostööpartnereid ka koolitada ja julgustada, et seda küsimustikku täita.